Iraak teatas, et on loonud riikliku andmebaasi umbes 6 miljoni relva jälgimiseks, kuna Bagdad püüab tuua kõik relvad riigi kontrolli alla. Relvastatud rühmitused, kellel on oma relvad ja juhtimisstruktuurid, on endiselt üks riigi suurimaid julgeoleku ja poliitilisi väljakutseid. Valitsus ütleb, et riigi kontrolli tugevdamine on eluliselt tähtis, et kaitsta Iraaki kasvavate piirkondlike pingete eest, kuid mõjuvõimsad Iraaniga seotud rühmitused on relvitustamisele vastu. Ja lasetabe saamiseks on meiega stuudios Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseran. Ariel, idee luua see andmebaas ei ole uus. Räägi mulle, mida see teeb ja mis on selle eesmärk? Jah, tegu pole uue ideega, vaid selle loomine on kestnud 8 aastat. Otsus tehti 2018. aastal. See hakkas tööle alles 2023 aasta jaanuaris. Ja nüüd on lõpuks loodud see andmebaas, mis püüab aidata võimudel saada kontrolli riigis liikuvate arvukate ebaseaduslike relvade üle. Ma mõtlen, Iraaki peetakse riigiks, kus on põhjapoolkeral kõige rohkem relvarühmitusi. Ja see on üks viisidest, kuidas sellega tegeleda. Aga ma arvan, et oluline on märkida, et see on peamiselt silmakirjaks. Ma mõtlen, jah, Iraak püüab näida või omandada mingitki kaasaegse korraliku riigi ilmet, kus on relvaseadused ja register. Ja kõik see. Ja see on esimene samm. Kõigepealt tuleb välja selgitada, kui palju relvi riigis on. See on esimene samm. Teine samm on nende relvalubade väljastamine. Kolmas samm on jõustada ja tagada, et ainsad, kellel on relvad, on need, kellel on load. Ja siis viimane samm on põhimõtteliselt, nagu Iraagi valitsus seda kirjeldab, julgeoleku ja jätkusuutliku arengu saavutamine. See on Iraaki jaoks väga suur ülesanne. Kuid lõppkokkuvõttes on peamine küsimus siin, mida see tähendab Iraani toetatud relvarühmituste rahva mobiliseerimisjõudude jaoks, mis on poolsõjaline organ, mis tegutseb riikliku asutusena, kuid saab rahastust Iraanilt. Minu arusaamise järgi vestlustest allikatega, mida olen pidanud, öeldakse, et need relvarühmitused mitte ainult ei täida nõudeid, vaid tegelikult Iraagi võimud lähenesid või sisenesid või üritasid siseneda Harakat al-Nujaba peakorterisse. Harakat al-Nujaba on üks tugevamaid Iraani toetatud relvarühmitusi Iraagis. Ja nad saadeti minema pärast nende pihta tulistamist. See on elav kirjeldus olukorrast koha peal. Nii et jah, see on tore. Iga kaasaegne arenenud riik peaks olema register, aga see ei hõlma relvarühmitusi, mis tegutsevad väljaspool seaduse piire. Ja just see teebki Iraagi valitsusele muret. Kas need relvarühmitused on siis peamised väljakutsed, kuid mitte ainsad? Mida see register tegelikult muuta võiks, isegi kui nad oma eesmärgini jõuavad peale selle, et neil on mingi haldusandmebaas? Õige. Nii et taas tulirelvaregistri pidamine, lubade väljastamine. See on üks viis, kuidas oma riigis seadust ja korda tagada. Ja Iraak on tuntud oma seadusetuse poolest. Ja nii püütaksegi seda parandada. Kuid see mõjutab ainult taset, mis jääb allapoole relvarühmitusi, tavalisi iraaklasi ja tsiviiltasandit. Aga nagu öeldud, see on hea. Ma ei kritiseeri seda protsessi tervikuna. Ma arvan, et igal riigil peaks olema register ja iga riik peaks jõustama oma relvaseadusi ning ainult riigil peaks olema relvade omamise monopol. Kuid see ei laenda seda probleemi. Jah, see aitab tagada seaduse korra täitmist tavakodanike seas Iraagis, kuid mitte ainult ei puututa relvarühmitusi, vaid nad ei saagi neid puudutada. Relvarühmitused näitasid neile seda täna, kui nad üritasid saada aimu, mis toimub Harakat al-Nujaba ühes baasist ja neid tulistati. Ja seega ma arvan, näitab, et see pole palju enamat kui, me võime seda nimetada suveräänsusteatriks. Lõppkokkuvõttes ei ole see, mis takistab Iraani toetatud relvarühmitustel Iraagis vabalt tegutseda. Hästi, Ariel Oseran, aitäh teile väga. Ja jäädes Iraagi juurde, kogu riigis põhjustab krooniline elektripuudus miljonitele inimestele raskusi tulede põlemas hoidmisel.
Nüüd on protestid idaosas asuvas Kuti linnas muutunud vägivaldseks, kus elanikud nõuavad oma enda provintsis toodetud elektrist õiglast osa. Vaatamata oma ulatuslikele naftavarudele sõltub Iraak suuresti Iraani gaasist elektri tootmisel ning aastatepikkune korruptsioon ja alainvesteeringud on viinud riikliku elektrivõrgu kriisi.